Kuidas sa saksofonini jõudsid? Miks saksofon? Instinktiivne valik ilmselt. Ja nagu ei kahetse ka veel. Igal inimesel on oma instrument, mis temaga käib kokku, mida on kõige lihtsam nagu omandada. Aga see helilooming või selline komponeerimine on kogu aeg sind huvitanud, jah? Ja see on mul ikka kohe sünnist saadik olnud. Mäletan väga hästi, ma olin täitsa imik oli. Juba tegin mingisuguseid harjutusin isegi. Mul oli, joonistasin endale klaviatuuri ja üritasin sinna oma sõrmi toppida. Ma kuskil kuulsin, et peab harjutama hakkama, aga pilli ei ole, no mida ma siis teen, nagu ma pean treenima. Et see mingi distsipliin ja harjutamise distsipliin tekkis tegelikult mul juba palju varem ja mitu aastat ennem, kui üldse mingi instrumendinigi jõudsin. Tahtest algab kõik. Kellegiga koos luua on üks igane jama. Selles mõttes, et noh, loominguline protsess on tavaliselt ikkagi üsna egoistlik. Sa pead väga ikka teist inimest kuulama. Kui Kiira lõi päevas 8 lugu või 10 lugu, lihtsalt tulin 4 takti ja 4 takti, siis ta saatis mulle igasuguseid helinäiteid. Ma olen palju aeglasem, sest mul tuleb kogu kama koos, orkestratsiooniga koos. Et ta tekkiski see, et tema ei saanud aru, et kuidas mul nii palju aega või. Kuidas te tutvusite? Me tutvusime läbi paljude erinevate muusikute ja tema abikaasa kaudu. Hiljem me saime sõpradeks. Ta otsis ka niisuguseid uusi väljundeid. Ta oli oma elus sellisesse kohta jõudnud, et ta ei viitsinud teha lihtsalt oma vana. Küsiks nagu, ütleme, järgmiste plaanide kohta või tegevuste kohta. Plaane võib-olla ei pea kohe olema. Plaanid on alati. Pead kogu aeg olema ju. Aasta aega on kõik asjad ette juba ju teada tegelikult, kuhu lähed ja mis sa teed. Stuudiosse juunis jälle minu oma album tuleb üksi. Palju igasuguseid tellimustöid on praegu. Kõike, natuke siit, natuke sealt. Kuhu edasi? Helgesse tulevikku ikka. Helgesse tulevikku. Ei, mul ei ole selliseid nagu suuremaid ambitsioone. Äkki peaks Eestisse tagasi kolima. See on selline mõte. Aga noh, ei tea iiagi. Nii et selliseid suuremaid plaane mul ei ole. Ma üle 1 aasta ei mõtle, sest elu ebapüsivus on ikka, tuletab ennast aeg-ajalt meelde. Ei tohi liiga palju ka plaanida. In the beginning we're going back to the beginning once again. In the beginning we're getting back to the beginning.